Nii, suur tänu, et nõustusite tulema. Suur hea meel teid siin näha. Ma hakatuseks küsin ka tehniliselt meeskonnalt, kas on võimalik ka neid stsenaariumeid korraks veel kord slaidile panna ja küsida teie käest stardiks seda, et kuigi need stsenaariumid loomulikult on omade piirangutega, arvestavad üksnes 2 muutujaga, kas mõni neist tekitas rohkem äratundmist, kas teil tekkis tunne, et see on see, kuhu ma tunnen, et meie vald liigub või kõige rohkem liigub võrreldes nende teistega? Andres, alustame teist. Aitäh. Tervist. Tänan kutsumast. Ma lugesin selle aruande läbi ja kui ma neid stsenaariume lugesin, siis esimene mõte, mis mind tabas, et nad on kaunikesti tendentslikult sõnastatud, et ilmselgelt ükski ennast lugupidav poliitik ei saa valida sealt rohkem kui ühte stsenaariumit, muidu jätab lihtsalt rumala mulje. Aga ja lausa, kui ma neid elektristilisi tekste lugesin, kuidas kirjeldati seda elukeskkonda hajaaasustuses armsate väikeste koolikestega, siis mul tuli ikka selline pullerpi lapseid ja kohe pisar tuli silma, et issand, kui ilus see kõik on. Tõsiasi on paraku see, et siin on mitu korda läbi käinud, et kahaneva elanikkonnaga keskkonnas meil ei ole võimalik lihtsalt riigina neid teenused üleval pidada. Ja loomulikult kõlas ka õigustatult läbi siit see, et ega see on ideaalstsenaarium, aga tegelikult peame aru endale andma, et see ei ole võimalik. Kui nüüd Saue valla näidet võib-olla tuua, siis ma siiski targa poliitikuna valiksin ja see tegelikult toetab ka meie arengukava või toetub, et see tark külavõrk põhistsenaariumina, aga kindlasti mitte absoluutsena, võiks olla omaette eesmärk. Kui nad oleks tasakaalustatumad sõnastatud, siis ma valiksin siit veel teistest rubriikidest ka nagu võimalusi juurde siiski. Meie puhul toetab seda juba väga pikalt üleval hoitud külakogukondade toetamise nii-öelda mudel, kus meil on külakeskustele päris palju rõhuasetust pandud läbi aegade ja nende kohapealsete teenuste kohandamisele. Küll ma pean kindla peale väitma, et meie 53 külas ei hakka kindlasti võrdselt olema haridus kogu aeg ühtemoodi kättesaadav ja minu enda tugev seisukoht on olnud, et transport on kokkuvõttes kõige tõhusam teenuse, kvaliteetse teenuse, ma rõhutaksin, korraldamise viis. Kui poole tunniga on võimalik, toome siis näite, kooli inimene, õpilane transportida, siis see on kindlasti mõistlik, see isegi on vähem, kui on see keskmisena, siin ka aruandest tuli välja linnakeskkonnas teinekord, et kui on ikkagi 15 kilomeetrit, aga lihtsalt sirgelt bussisõitu, siis see läheb üsna kiiresti, aga see annab selle võimaluse, arvestades ka õpetajate kättesaadavust, taristuid ja kõike muid asju, ikkagi rõhuasetuse suunata kvaliteetsele haridusele, mis on omavalitsuse põhiteenus ja mitte. Loomulikult alati jäävad erandid, on olemas üksikuid näiteid, mille puhul me saamegi rääkida sellisest privaatsest teenusest, aga omavalitsus tervikuna ja üldvõrgustikuna peab ikkagi arvestama sellise mingi piirini standardiseeritud teenusega ja ka mingi piirini efektiivsusega. Ja seetõttu tähendab, et vähem maju, rohkem transporti? Ma ütleksin küll, et transport on kindlasti üks asi, millele tähelepanu pöörata. Suurepärane. Külliki? Ja mina lugesin ka need stsenaariumid läbi, nii maa kui linna omad. Ja päris üks ühele tulevikuma nendest näha ei saa, aga tark külavõrk on samuti see, mis ikkagi peaks olema meie eesmärk, kus siis nende liikuvate teenusbusside asemel mina näen ikkagi meie teenuskeskusi. Tulenevalt meie valla omapärast, et meil on väga pikk vald, Eesti üks pikkimaid, circa 65 kilomeetrit ja me tahame teenuseid oma kodanikele pakkuda, siis me peame arvestama ka nende kaugemate küladega. Ühistranspordiga on võimalik teenust jagada, inimesi suunata erinevatesse punktidesse, aga Pärnu jääb meist siiski mõnes osas väga kaugele. Ehk et peaksime kindlasti läbi vaatama, missuguseid ja millisel tasemel teenuseid me osutame
selle kohta antakse iga-aastaselt ülevaateid, et hetkel me oleme pigem rahul. Võiks olla rahvast rohkem ja suund peakski olema sellele, et me ikkagi mõtleme läbi, kuidas hajaasustuses oleks elu edaspidi võimalik. Et mitte niivõrd seda linnastumist esile tuua, vaid keskenduda ka sellele, et maal elavad ka inimesed. Ma lugesin ka teie arengukava vähemalt algust, kus oli rahvastikust juttu ja ma nägin, et tegelikult viimasel paaril aastal on Häädemeestes elanikkond kasvanud. Et suvitajaid on õnnestunud paikseks meelitada, et see tundus vägagi selline tore tulemus. Ma pean kiiresti küsima, siin juba esimese ettekande juures jooksis läbi, mida Poola professor soovitas seda niinimetatud asümmeetrilist tsentraliseerimist, mis kõlab kohutavalt. Aga mõte on selles, et kuskil on mingisugused suuremad keskuslikumad omavalitsused, kes osutavad mingeid teenuseid teiste eest. Et ma saan aru, Külliki, teie sellist ettevaatlikust sõnastusest, et see, et Pärnu hakkaks teie eest mingeid teenuseid rohkem osutama ja teie saaksite nagu käed rüppe lasta selle koha pealt, et see mõte teile tegelikult pigem ei meeldi või siiski? Asümmeetrilised lahendused kindlasti on üks võimalus, aga ma eeldan, et see võiks käia mitte sundkorras, vaid ikkagi vabatahtlikkuse alusel ja seadus näeb ka praegu võimalusi koostööks, mida meie vald on erinevates siis teenustes tegelikult ka kasutanud. Ehk ma ei välista seda, aga see peab olema kokku lepitud. Liis, jõuame teie juurde, et kui siin on nagu, ütleme, eeslinnaline omavalitsus, maaline omavalitsus, siis Saaremaa on siuke omapärane juhtum. Kuressaare kahtlemata on linnaline piirkond, aga suur osa Saaremaast on maaline, et kuidas teie vaatate näiteks nendele samadele stsenaariumidele? Hea küsimus. Nii, nüüd vist mulle anti see, ma saan aru. Tõesti nii on, et Saaremaa on kombo kõikidest headest asjadest, aga kui me vaatame täpselt sama, nagu siin viitasid ka eelnevad kõnelejad enda arengukava, siis meid või mind kõnetas nendest stsenaariumites kõige rohkem see tark külavõrk ikkagi. Ja miks nii on see, et Saaremaa suures osas on ikkagi hajaasustus. Ja mis on veel võib-olla Saaremaal selline eripära on see, et saarlastel on väga tugev identiteeditunne ja see on see sammas, millele me saame täna toetuda just erinevates kogukondlikes tegevustes ja me vallas näeme ka seda, et need piirkonnad, kus on tugevad kogukonnad, nad on aktiivsed, nad suhtlevad omavahel, hoiavad kokku, siis nendes piirkondades ka tegelikult see piirkonna areng ja avalike teenuste kvaliteet on selles mõttes tõusuteel, et vald näeb, et näiteks kohalik kogukond suudab kokku leppida, mis on nende kõige suurem investeeringu vajadus ja vald suudab siis sinna oma õla alla panna. Et kui kogukonnas ei ole seda üksmeelsust või on selline passiivsus ja ei nähta ka võib-olla ise oma piirkonnal tuleviku lootust, siis on väga keeruline valida, et mis on see kõige suurem toetus meie poolt, mis annaks sellele piirkonnale siis sellise elujõu nii-öelda tagasi. Ja me näeme, et see nii-öelda aktiivne kogukondlik suhtlus meil täna juba väga hästi toimib ja selle pinnalt saab selle targa külavõrguga edasi minna. Ja täna on siin hästi palju juttu olnud. Need valikud on erinevad siis, erinevad kogukonnad, neil on täiesti erinevad eelistused. Ja teine küsimus on, et kas vallal siis jagub kõigele jõudu õlga alla panna? Järgemööda paneme seda õlga alla, eks korraga kindlasti ei saa ja olgem ausad, et see olukord finantsides on praegu omavalitsustel üle Eesti väga keeruline. Et jah, piirkondade selles mõttes jah, vajadused on erinevad, nagu me ütlesime või rääkisimegi siin alguses, et Kuressaare lähedal on teenuste tarbimiskohaks Kuressaare maapiirkonnades, kuna Saaremaa on niivõrd suur saar 2700 ruutkilomeetrit, siis meil on ikkagi vaja tagada maapiirkondades samamoodi algharidus, lasteaiad, kultuurimajad, nii edasi, et selles mõttes
on teatud kogukondades teistsugused vajadused kui siis mõnes teises. Ja kuhu me tegelikult täna juba oleme liikunud, on see, et teha nii-öelda selliseid paindlikke rätseplahendusi, millest siin on juba juttu olnud, et ma arvan, see on ka meie tulevik, ehk siis vastavalt kogukonna vajadustele tehakse selline kogukonnamaja, teenusmaja, mis koondab siis kohalikud avalikud teenused kokku. Et kuigi need digilahendused on kõik väga head, siis me näeme ikkagi seda, et ühte sellist paika, kus füüsiliselt koos käia, on vaja. Ma kohe siit juttu jätkuks. Me võime need stsenaariumid nüüd kinni panna, et oleme need üsna hästi selgeks saanud. Need samad nutikad rätseplahendused ja kogukonna majad, et kuidas Saue valla seisukoht, et kas seal pigem on tarbijaskonda nii palju, et saab ka neid eraldi maju pidada? Ma alustaks võib-olla sellest, et ega Saue vald ei olegi ülemäära palju teistsugune kui Saaremaa. Häädemeestest võib-olla õige pisut, aga samamoodi teenuseid on vaja korraldada 630 ruutkilomeetril, 60 kilomeetrise distantsiga ja 26 000 elanikule. Meil on pooled elanikud tiheasustuses ja pooled on hajaasustuses. Et selles mõttes see on suhteliselt hea kombo, kui me võtame regionaalpoliitilisest aspektist, et me oleme siis suhteliselt tiheasumi arvelt nagu seda hajaasustuse elu natukene toetama. Okay. Ja ilmselgelt tiheasumites on kokkuvõttes jooksvat majandamist mingi piirini nagu odavam korraldada. Aga tulles siis alustades siis sellest küsimusest võib-olla, et jaa, kohe pärast ühinemist, mis meil 2017 toimus, meiega siis ühinesid teadupärast Kernu ja Nissi vald, suure hajasustuspiirkonnaga omavalitsused. Me oleme kõikides siis tänastes halduskeskustes, toonastes vallakeskustes maksimaalselt koondanud teenuseid ühe katuse alla, loonud need teenusmajad, mis on ennast kindlasti õigustanud, et meil on 5-6 teenust minimaalselt. Üldjuhul meil koolid on ikkagi eraldiseisvad, sest et meil on ikkagi olnud läbivalt kasvav elanikkond, aga meil on ka näiteks kõige väiksem kool, mis on 6-klassiline, on 28 õpilast ja selle tuleviku perspektiivid on kaunikesti nagu arutelu kohaks kindlasti. Nüüd, kui ma korraks peatuks sellel skaalal veel, siis ma isiklikult toetan loomulikult, olen alati seda kõva häälega ka välja ütelnud, et omavalitsustel peaks olema maksimaalselt autonoomiat, ehk et see keskne korraldamine peaks vähemalt standardiseerimise mõistes jääma ikkagi mõõdukatesse talupojalikesse piiridesse, et siin viimased näited on esile toodud mitme seadusloome baasid, kus tõesti reguleeritakse juba rohupikkust ja kõike mida iganes. Ma usun, et eestlasel on seda tervet mõistust, et ta ei lase nagu lauslollusi koha peal korraldada. Ja selle regulatsiooni iha taga on suure tõenäosusega vajadus tagada kvaliteet, et võib-olla ka teatud usaldamatus kohalike omavalitsuste vastu. No siin kõlas ka läbi ja see tegelikult ma olen ka ise ikkagi juba oma pika praktika jooksul väga palju erinevaid riike nagu külastanud ja just nimelt teenuse kvaliteedi aspektist. Ma ütlen kohe ausalt ära, meie ootused teenuse kvaliteedi on üle mõistuse kõrged ja tihtilugu kipub olema niimoodi, et enamus inimesi on väga rahul ja siis seadusloomet kujundatakse nagu 5% pealt, kes kõva häält teevad ja kirjutavad iga päev ministeeriumis, et nemad ei ole rahul, palun reguleerige see ära. Minu meelest ei ole see nagu mõistlik praktika, eriti Eesti-suguse riigi jaoks, arvestades seda, et me peame ikkagi varem või hiljem tunnistama endale, et vananeva elanikkonna pealt selliseid teenuseid sellisel kujul lõpmatuseni kinni maksta ei ole võimalik. Väga selge. Külliki, korra veel puudutan seda teenusmajade või kogukonna majade teemat, et te ka mainisite, et selles suunas mõtted liiguvad. Kas seda on olnud lihtne teha, raske teha, kus maal te sellega olete? Meie vallas, nagu ma juba ütlesin, on see pikkuse omapära ja tegelikult meil ongi kujunenud sellised kogukonnakeskused, kui nii võib öelda. Nad on siis kas seltsimajadena, rahvamajadena, koolidena, siis teenuspunktidena ja sama ka siis kerksuskeskustena. Tegelikult me aretame kogu seda võrku välja. Et ma leian, et see on see, mida meie rahvas ootab ja samamoodi selle seadusandluse koha pealt, et pigem on kahju, et riik ikkagi näeb seda tsentraliseerivat suunda. Omavalitsusel on olnud aegade algusest kõige tugevam partner riigile ja seda tuleks arvestada ka edasistes arengutes. Oskate tuua näiteid see tsentraliseeriv suund, kus see välja on paistnud teie kogemuses? No kõige lihtsam ja võib-olla otse öelduna siis see koolide küsimus, et kui meil on praegu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sees, et riigi
gümnaasiumid on olemas ja on olemas munitsipaalgümnaasiumid, siis ma ministri vaadetest saan aru, et ta juba hetkel tegutsedes justkui keskenduks olukorrale, et meil on ainult riigigümnaasiumid. Ehk et see diskussioon on olnud väga vähene. Ja ma ütleksin ka, et kogukonda mitte arvestav kahjuks. Liis, ma tahaksin hea meele, kuigi teil võite ka reageerida veel sellele vestlusele, mis praegu toimus, aga ma tahaks juba sisse juhatada ka seda teenusrände küsimust, mis on siin üks selliseid, mis meil on just ka selle raportiga tuli välja, et seda on päris palju, on see nüüd hea, on see nüüd halb, mis seda ajendab, kas peaks midagi tegema, ei peaks midagi tegema. Kuidas selle teenusrände seisukohast Saaremaal olukord paistab ja mis seda ajendab ja kuidas te sellest suhtute? Ja Saaremaa kontekstis on nii, et meil omavalitsuste vahelist teenusrännet väga palju ei ole. Ilmselgetel põhjustel, vesi on ümber. Võib-olla oli halb teile esimesena selle koha pealt sõna anda, aga teised saavad ka. Teised saavad rääkida, kuidas päriselt on. Aga selles mõttes pean mainima, et Muhu õpilased käivad Orissaares muusikakoolis näiteks ja gümnaasiumis, nii et selles mõttes teatavas hulgas ikkagi on. Ja loomulikult Virtsu õpilased, kes Muhu põhikoolis käivad, mis on ju ka suurepärane näide. Aga pigem jah, me näeme seda, et kuna saare siseselt toimub erinevate piirkondade vahel seda teenusrännet ja põhjuseks eelkõige logistika ongi see, et kas teenuse kvaliteedi osas on mingid ootused teistsugused kui see, mis koha peal pakutakse võigi siis seesama teema, mida Eveli siin välja tõi varem, et sa viid, et kuna sa käid Kuressaares tööl, aga elad näiteks 60 kilomeetrit sealt, siis sa lapse võib-olla viid pigem siis Kuressaares lasteaeda ja mitte siis koha peal, sest pärast tööpäevas jõuad väga hilja tagasi või täpselt, kui see on algklassi laps. Et sellised teemad hästi inimlikud, mis viitaksid ka sellele, et täpselt see näiteks selline kogukonnakool, mis siis seda last hõivaks läbi tööpäeva, oleks väga hea lahendus. Aga mis on meil murekoht selle teenusrändega on tegelikult Ida-Saaremaa ja just sellest vaatest, et Ida-Saaremaa keskus peaks olema Orissaare ja ta on ka täna seda mingis võtmes, aga see on meie jaoks üks väljakutse, et Orissaare oleks tugevam keskus, sest täna, kui näiteks ei saa Orissaares hambaarsti juurde, siis inimene ei vaata mitte Kuressaare poole, vaid juba mandri poole. Ja võt see on murekoht, sest kui juba nad vaatavad mandri poole, siis nad võib-olla ka teevad oma nii-öelda elamiskoha valiku otsuse selle järgi. Nii et see on meil ka siis üks selline suurem väljakutse, millega me soovime tegeleda. Kuidas täpselt eks see paistab, aga jah, oluline on see, et meil oleks Orissaares nii tugevad avalikud teenused kui ka tegelikult siis erasektori teenused, et ikkagi see elukeskkond oleks piisav keskus Ida-Saaremaa jaoks. Just. Andres, kuidas teie sellesse teenusrändesse suhtute? On see miski, millega tuleks kuidagi tegeleda või lasta olla? Lasta olla. Seda muidugi jah, aga et kas see tekitab probleeme, millega tuleb tegeleda, küsime siis nii. Teenusränne muidugi siin inimesed... Ma arendan seda edasi ja loomulikult on see omavalitsuseti situatsioon erinev. Siin oli hea näide, just võib-olla oligi hea, et just sealt otsast sai alustatud, et kus teenusränne on nagu ujumisoskusega nagu defineeritud. Aga ma nagu jagaks ta võib-olla sellist loomupäraseks teenusrändeks ja siis sunnitud teenusrändeks ja siis võib-olla ka veel defineeritud teenusrändeks ja ma alustaks tagantpoolt ettepoole, et kui me jällegi omal ajal ühinesime, siis me väga selgelt oma arengukavast defineerisime ära, millised keskused jäävad või millised teenused jäävad nii-öelda külatasandile, millised jäävad halduskeskuste tasandile ja siis teatud hulk spetsiifilisemaid, keerulisemaid, nagu nõudlikumaid teenuseid, mis jäävadki ainult keskuse tasandile ehk et siis Saue linna meie mõistes. Ehk see oleks siis see defineeritud, et me ise nagu määratleme, et teatud teenuseid ei olegi võimalik nagu kohtadele viia. Nüüd sunnitusteenusränne on selline kahe otsaga, et just eriti tõesti keskust, ütleme siis linnaliste keskuste piirkonnas on olnud seda kasvud väga tsüklilised ja tsüklitega toime tulemiseks on teenusränne vältimatult vajalik. Seda võib ka käsitleda kahtepidi, et on tõesti siis nagu selliseid olukordi, kus inimesed on kolinud ja nad ei soovigi kas kooli või lasteaeda vahetada. Kooli ja lasteaia teenusränne on tegelikult kõige nagu suurem, ütleme ausalt siis, eks ole. Ja nad soovivadki, et laps lõpetaks kooli või lasteaia ära ja läheks järgmises etapis siis nagu teise kohta, eks ole. Ja seda ma nimetan siis nagu selliseks
mingis mõttes ma siiski mingis mõttes nimetaksin seda sunnituks, sest et sa oled nagu teatud sundolukorras, eks ole. Ma loomupärase all pigem pidasin silmas nüüd seda osa teenusest, kus me räägime tõesti, et meil on väga spetsiifilised teenused. Et kui meie nagu teatud spetsiifikat pakume Saue linnas kogu vallale, siis teatud teenused, ütleme kõrgema kvaliteediga kõrgkoolid, kõrgema kvaliteediga võib-olla ka gümnaasiumid, eks ole, kuskil mingisuguses aspektis, mingisuguse valdkonnaga. Meil on endal ka olemas muusikakool, aga võib-olla mingisuguse õppesuunaga. See on selline, et selleks, et seda teenuste spektrit nagu võimalikult laiaks ja kättesaadavaks teha inimestele, siis seda ma nimetaksin nagu selliseks loomupäraseks. Ei olegi realistlik, et me suudame igas omavalitsuses kõiki teenuseid dubleerida, ega ei ole ka põhjendatud. Et selles mõttes see on igati nagu hea asi, see teenuste ränne, eeldusel, et sul on võimalus seda rändet teostada. Et see on, ma jõuan tagasi oma esimese väite juurde, et kui sul on head transpordiühendused, et meie ühinemise üks selline vundament oli tegelikult raudtee ja heade riigimaanteede olemasolu meie valla piirides, mis siis annab võimaluse seda, ütleme, kuni 75% inimestel seda transporti siiski üsna hästi korraldada. Ma tahaks siia veel juurde tuua selle, et ma tahaks alati rõhutada seda, et inimeste enda vastutus ikkagi elukoha valikul peab ka alles jääma. Et seda ootust, et ma kolin nagu privaatselt metsa, kus mul lähim naaber on 1 kilomeetri kaugusel, aga ma tahan, et mul kõik teenused oleks võrdselt teistega kättesaadavad. Sellist ootust ei saa mitte kunagi inimestel tekkida, et see on nagu põhimõtteline küsimus. Ma selle koha veel täpsustan, et kas te teete ka koostööd naaber omavalitsustega selles mõttes, et just et see valik, et ei ole mõistlik, et kõik omavalitsused kõike dubleerivad. Kas siis on ka mingi koordineeritud tegevus, mingi ühine mõtlemine, nii mina teen siia muusikakooli, sina teed sinna spordikooli, keegi kolmas teeb midagi muud. Kas selline nagu kooskõlastamine tegelikult leiab aset? Kindlasti me oleme, arvan, üks omavalitsustest, kes on läbi aegade kõige rohkem koostööd teinud teadlikult. Viimase aja näide on näiteks haridusliku erivajadustega laste suund, kus me siis rajame koostöös 4 naabriga, siis rajame siis raske sügava puudega laste õppeasutust ja koostöös 1 naabriga siis nagu lihtsustatud õppekavaga õppeasutust. Et see on selline klassikaline näide. Ja me olemegi otsustanud, et üks tuleb meie territooriumile, teine tuleb nende territooriumile ajaloolistel põhjustel, see nii on kujunenud. Me oleme, tulenevalt Saue valla kujust, me oleme kaunikesti selline amorfne nähtus teiste omavalitsuste vahel, isegi pärast ühinemist, kui me oleme hoopis suuremad. Ja seetõttu meil on ka see loomupärane teenuse kasutamine teatud keskustes, näiteks Keila, me oleme suuresti poolenisti ümber Keila. Seda Keila on meie loomupärane partner, ma Tallinnast üldse ei räägigi, Tallinn on nagunii, eks ole. Et siis me oleme ka Keilaga teinud vastavaid kokkuleppeid, et me teatud teenust eraldiseisvalt, mitte et me ei arenda, aga et meil on teatud nagu piirid kokku lepitud, et me saame seda teenust nende käest, ütleme niimoodi, kuigi need mahud võivad olla väikesed, aga see teenindab teatud piirkonda meie vallast, kus see keskus on tegelikult kõige lähedasem. Ja minevikus oleme ehitanud näiteks koos Saku vallaga lasteaia, kuna meil on selline spetsiifiline piirkond, kus üks rühm meie lasteaiast Sakule, 5 rühma meile ja me tegime ühise investeeringu, selle lasteaed eksisteerib rõõmsasti sellisel kuul tänaseni, me oleme mõlemad sellega kaunikesti rahul. Ja mina olen kindlasti selles mõttes, et koostöö peab olema olemas ja see on alati nagu mõistlik, et neid näiteid on Eestis tegelikult päris palju, kus kas või Euroopa rahade jagamisel tõttu on eriti vanas haldusjaotuses, kus oli meil 216 omavalitsust, et vald ja lind ehitasid nagu piiri peale 2 poole piiri mõlemad spordikeskused. See ei ole mõistlik lahendus lihtsalt. See haagib väga hästi jälle kõige esimese ettekandjaga, Poola professoriga, kes ütles, et koostöö töötab siis, kui koostööd teevad suhteliselt väiksed omavalitsused. Kui see on, üks Eesti mõttes võib-olla mitte nii väike, aga Poola mõttes tõenäoliselt Poola mõttes kindlasti. Ja siis, kui see on vabatahtlik ja kui see on ühe teenuse põhine, et väga konkreetne asi, et mitte võib-olla mingi laialivalguv küliki. Kuidas teie seda teenusrännet näete ja tajute? Mina suhtun ka sallivalt sellesse teenusrändesse. Tulenevalt juba sellest, et meil on tegelikult vallas, mul jäi enne mainimata, meil on tegelikult 2, ütleme siis oma ette piirkonda. Üks on linnalähedane piirkond, kus on väga tihe asustus ja teine on siis Läti piiri ääres olev pool, kus on hajaasustus pigem. Ja need, kes on siis seal linna piiri osa endale valinud elukohaks. Seal on täpselt seesama, mis Andres ka mainis, et inimestel on elukoht valitud näiteks meie valda, aga ta ei hakka võtma last ära koolist, kus ta on juba aastaid käinud.
See on selline asi, mis kindlasti... Kas see kuidagi ka muudab keerulisemaks selle koolikohtade planeerimise vallas või muidugi on ju näha, et kes seal võib-olla rohkem Pärnu pool elavad, on ju, aga siiski võib-olla nad kõik ikkagi ka ei taha Pärnus koolis käia ja kuidas nagu neid olukordi reaaleluliselt? Jah, kõik ei taha koolis käia Pärnus, et meil on tegelikult mitme omavalitsusega selline laste siis jagamine, et meie vallast käib väljaspoolt omavalitsustes kokku 11 erinevas omavalitsuses meie lapsi ja meie valda tullakse siis 5 omavalitsusest. Et tasakaalus ei ole, et see väljaspool käimine meie poolt vaadates on suurem. Aga siin ongi see valikuvabadus jälle inimesel, et tal on kindlasti ka teisi põhjuseid, kui see elukoha lugu, seal on võib-olla mingi konkreetne soov. Siin oli juttu balleti kallakust, et tal on kallak, mida ta tahab kindlasti edaspidi elus õppida. Ma mõtlen, kas sellist probleemi ei teki, et te arvestate mingi hulga laste arvuga, selleks on ma ei tea, kas või koolimaja renoveeritud on ju, ja pedagoogid palgatud mingi kindla koormusega, siis selgub, et ei tule täis, on ju. Ja tegelikult pedagoogid näiteks peavad olema sunnitud osakoormusega töötama või võib-olla seda kuuldes lähevad hoopis ära ja tegelikult seda kvaliteeti kõigi järelejäänute jaoks on raske hoida. Kas see on midagi, mis on nagu eluline ja leiab aset? See on jah, kohati meil on ikkagi probleem, et meil on lapsi vähe ja me peame ise siis töötama selle nimel, et leida neid täiendavaid võimalusi ja seda väärtuspakkumust siis, et seda kogukondlikku kooli oleks võimalik edasi pidada. Liis, teie tahtsite öelda? Jaa, ma kommenteeriks kaks mõtet tekkis mul. Esiteks enne 2017 aasta haldusreformi oli Kuressaare linnal ja Lääne-Saare vallal, mis Kuressaare linna ümber oli täpselt see olukord, et linnas asusid haridusasutused, linn tegi investeeringuid, Lääne-Saare lapsed läksid sinna, aga see kokkuleppe saavutamine investeeringute kulu jagamise osas oli üsna keeruline. Haldusreform selles mõttes lahendas meie jaoks need mured täiesti ära. Et lihtsalt siuke mõte siia korra. Ja teine aspekt, mis puudutab seda kohtade planeerimist, et see on hästi hea teemapüstitus ja see on huvitav, sest Saaremaal me näeme täna seda, et lapsi sünnib järjest vähem. Kõik demograafilised näitajad lähevad alla ja samas väga tore, aga meil on väga suur lasteaiakohtade puudus, et me tegime just Kuressaare linnas korralikud investeeringud lasteaiakohti juurde, nüüd on enam-vähem lasteaiakohtade järjekord kõrval siis lahendatud Kuressaares, aga näiteks Valjelas ootab meil ees järgmisel aastal eeldatavasti lasteaia laiendamine ja see on selles mõttes prognoosimatu sisseränne, mis on muidugi väga tore ja väga tervitatav, aga lihtsalt selle lahendamine nüüd nõuab jällegi korralikult raha ja samas see on olnud, jah, ütleme nii, et üllatus ikkagi peab ütlema. Kas hea üllatus muidugi, aga ikkagi üllatus. Ma vaatan vahepeal ka saalis ringi, et siin on tekkinud küsimusi. Olge head. Urmas Kõlli ja Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu mütsiga praegu. Küsimus või õigemini isegi repliik, et need stsenaariumid, mis olid siin kirjeldatud aastaks 2050, et need ei ole valikud, et võtame ühe. Andres poliitikuna ütles, et ta ei saa mitut valikut korraga teha, et siis ta ei ole usaldusväärne. Tegelikult on need väga head, see on väga hea klassifikaator teenuse lõikes valikuks, millist teenust, millise stsenaariumi järgi peaks arendama. Et selles mõttes on nad kõik head, ei ole head ega halba nende hulgas. Aga minu repliik puudutab seda, et aastal 2050 tõenäoliselt meil väga paljusid probleeme ja küsimusi lahendab, kes? Tehisintellekt. Me juba täna näeme, et see turgib igale poole sisse. Mida ja kuidas me oma teenuste arendamise juures peaksime arvesse võtma ette nägema selles lõikes, et see väärib ka täna juba vaatamist. See oli see repliik. Jaa, kas keegi tahab seda küsimust võtta, et kuidas omavalitsusjuhid tehisintellektiga juba arvestavad? Mina oskan temaga ainult kõnesid kirjutada tänasel päeval. Aga see on naljaga pooleks öeldud, et loomulikult me oleme... Vestlusringi vastuseid ka kindlasti. Me oleme ärevad ja sellistes elementaarsetes lihtsates kategooriates oskame seda kasutada. Ütlen ausalt, meie tänane kompetents ei suuda tehisintellekte küll vähemalt selles mastaabis realiseerida, mida näitavad tehisintellekti arendavate ettevõtete aktsiate hinnad tänasel päeval.
Nii et selles mõttes ma arvan, me oleme me peame arenema veel selles küsimuses. Ja ma täitsa usun, et siin on täiesti nagu ameeriklased ütlevad, et vandekohtunikud on veel väljas või toast väljas, et pole tegelikult võimalik väga hästi öelda, mida ja kuidas see muudab, et meil oli ka siin ühes stsenaariumis natukene seda algoritmide poolt püütud sisse heegeldada natukene kunstlikult just sellele mõeldes, Urmas, mida te silmas pidasite. Veel küsimusi siin, ja olge head. Mind huvitab see, et kui inimesed rändavad teenuse järele kuskile mujale, siis nad tassivad kaasa oma energia. Inimene ei saa 2 kodu pidada tegelikult. Kas te olete tähele pannud, et see protsess võib olla küll aeglane, aga lõpuks need inimesed, rändeteenuse tarbijad, ikkagi lähevad ära sealt oma kodudest, eriti seotud on see koolidega muidugi. Ja teine küsimus on see, et kas teede olukord mõjutab teie vallas teenuse tarbimist? Kas ma saan siis nii aru, et esimene küsimus oli see, et kui pidevalt rännatakse teenuste järgi kaugemale, siis lõpuks ka kolitakse? Kuidas sellega on? Ma annaks sõna sinna poole, muidu ma juba võtsin. Jah, selles mõttes me näeme, et Saaremaa kontekstis, nagu ma ütlesin, et see teenuse tarbimine on pigem vallasisene ja sellist võib-olla liiga suurt elukoha vahetamist see alati kaasa ei too. Aga kui ma tõin selle sama Orissaare näitaine, siis kui nemad ikkagi tunnevad mingist teenusest puudust väga konkreetselt, siis tõesti nad vaatavad mandri poole ja seal me näeme, et seal on ikkagi potentsiaalselt juba on liikunud inimesi ja seal on hulk inimesi, kellel veel võib see juhtuda. Teedega on niimoodi, et Saaremaa vallal on umbes 1500 kilomeetrit teid, hoiame neid järgemööda korras, aga ma ütleks nii, et kuigi teede olukord on üks kriteerium, mis on inimeste jaoks väga oluline, selles mõttes siin ei ole midagi vaielda, siis ma ütleks, et meil on täna ikkagi olukord rahuldav, et ei ole olnud sellist teemat küll, et keegi oleks mingist teenusest pidanud loobuma, sest ta ei pääse selle kodutee või mis iganes tee seisukorra tõttu sinna, et meil ei ole sellist küsimust olnud. Külliki ja Andres, soovite? Soovid küll ikka? Jaa, tähendab teede seisukorda jäin mõtlema, et meil on hooldada ligikaudu 300 kilomeetrit teid. Ja me iga-aastaselt ka oleme panustanud. Viimased 2 aastat on olnud eriti uhke ja võimalik olnud teha 30 kilomeetrit mustkattega teid. Ja sellel aastal lisandub veel circa 15 ja võib-olla natuke ka rohkem. Ehk et me küll püüame seda võrku järjest parandada, aga teid on lihtsalt nii palju, et ikkagi on neid piirkondi, kus on teedega probleeme, loomulikult. Et see oleks... Ma lihtsalt ütlen mõõtkavaks juurde, et me teeme sel aastal 17 kilomeetrit mustkattet ja kui te teete 15 300, siis kõlab väga hästi. Jaa, seda küll. Ma võib-olla ka natuke filosofeeriks siis sellele energia teemal, et minu arusaamist mööda, eks see kõik on hästi suhteline, aga see kodulähedus kipub olema meil ikkagi üle dramatiseeritud ja siin tuleks ikkagi inimeste käest küsida. Üks minu alati näide on, kui me siin tegime gümnaasiumit, kus siis inimesed said arvamust avaldada ja siis vanaemad olid väga mures, et kuidas nende laps hakkab käima 4 kilomeetri kaugusel. Lapsed ise ütlesid, et ma võin ükskõik kui kaugele minna, kui te mulle head haridust annate. Ja selles mõttes ma arvan, et me peaksime seda põlvkonnade küsimust silmas pidama, et me disainime ikkagi neid teenuseid ikkagi nendele tarbijatele, sihtgruppidele, mitte nende vanaemadele. Ja vastupidi, vanaemadele on omad teenused ja neid me ei disaini jälle nende laste järgi loomulikult. Ja selles mõttes teatud mõistlikus piires on see teenuse ränne, nagu ma ka juba ütlesin, täiesti aktsepteeritav ja pigem toob energiat isegi juurde. Aga loomulikult identiteedi küsimus tekib. See on jälle omavalitsuseti väga erinev, on väga tugeva ajaloolise identiteediga omavalitsusi, on neid, kus on väga palju uusi elanikke ja me tegelikult mürame sellega, et kuidas seda identiteeti kujundada. Aga ma julgeks öelda, et võtme küsimus ei ole seal see pendelrände teenuse pärast nii väga, kuni see jääb mõistliku kaugusse, vaid seal on väga palju muid aspekte, et siin selles mõttes jah, teede teemat veel korra siis puudutades, ma julgeks öelda, et see teede kvaliteedi küsimus teenuse kättesaadavuse kontekstis, vähemalt meie vallas, puudutab umbes 3–5% elanikest. Sest et jah, meil on teid, mis vajaksid mustkatet päris palju, meil on ka hoolduses umbes 1000 kilomeetrit teid, pluss 300 kilomeetrit kergliiklusteid.
aga see piirkond, kus investeeringud nagu veel puudu on, seal ei ole ülemäära palju elanikke tervikuna kokkuvõttes, aga loomulikult need elanikud, kes seal piirkonnas elavad, vajavad samamoodi head kvaliteeti ja selles mõttes, kui me ei keskmista, siis üksikindiviidi tasandil see probleem eksisteerib. Võtame veel ühe küsimuse, jaa. Aitäh, ma tahtsin küsida, et kuidas seda hariduse või gümnaasiumite siis diskussiooni pidada, et mina ise olen Viljandi maalt pärit ja üks hetk me hakkasime vaatama, et Tartu Ülikooli arstiteaduskonda enam Viljandi gümnaasiumite lõpetajad ei saa. Ja siis, kui tehti ära riigi gümnaasiumi reform, hakkasid nad sinna jälle saama minu suureks rõõmuks. Et aga kui ei oleks olnud seda survet, et need 4 gümnaasiumi siis kokku panna, et siis nad ise, jumal küll, Jakobsoni kool, mille mina olen lõpetanud ja käinud, vilislased hakkasid õiendama, et see peab alles jääma, et kuidas seda diskussiooni nagu mõistlikult läbi viia? Minule küsimus, ma saan aru kõige rohkem. Ja, et üks asi on see, et gümnaasiumil võib olla hea kvaliteet, aga kui õpilasi on vähe ja iga aasta ei pruugi olla niisama hea, kui on eelmine, siis see ongi see, et mille üle tuleb mõelda, mille üle tuleb diskuteerida. Aga seda ei saa võtta selliselt, nagu meil on praegused läbirääkimised käinud ministeeriumiga, kus meile piltlikult siis tehti veebikohtumine ja teatati, kui halb on Häädemeeste keskkool ja kaardi pealt vaadatuna oleks väga okei, kui meie lapsed sõidaksid Kilingi-Nõmme gümnaasiumisse, mis ei ole kunagi toiminud, ei hakka toimima. Ehk et need mustrid, mida sealt püütakse meile anda, see ei ole võimalik reaalselt teostada. Et kui inimesed ei tule gümnaasiumisse ja me ei suuda leida seda väärtust, mida sinna juurde anda, siis loomulikult me ei suuda pidada gümnaasiumi. Aga hetkel meil on see suund, et me püüame hoida seda olemas oleval kujul. Nii, nüüd on kommentaar veel. Hästi kiire kommentaar ka, et natuke laiemaks ajan seda teemat, et omavalitsusel on teenust hästi mugav planeerida, kui on olemas mõõdukas kasv või siis mõõdukas stabiilsus või mõõdukas kahanemine. Mõõduka kahanemise puhul lihtsalt tuleb arvestada, et ühel hetkel tuleb tõenäoliselt kellegagi ühinema hakata ja jätkata nagu sellist haldusreformi loogikat. Aga paraku väga paljud omavalitsused ja eriti teatud piirkondades kogevad tsüklilist kasvu ja need tsüklid võivad olla üle 10 aasta pikad. Ja selle tulemus on see, et me peame mingitel perioodidel hästi palju investeerima ja siis jälle on nagu varu küllaltki suur. Ja see puudutab ka gümnaasiumiharidust. Loomulikult linnalises piirkonnas on gümnaasiumiga, ma arvan, et meie valla kontekstis on suuremale osale elanikest nii-öelda 10 kilomeetri kättesaadavuse raadiuses minimaalselt 10 gümnaasiumit. Aga meie lähim gümnaasiumis on siis Saue riigigümnaasium. Sellel aastal me kogeme seda probleemi, et keskmine vestlusele pääsemise hinne oli 4,7, mis tähendab seda, et nüüd on meil küsimus, kas see näitab väga head kvaliteeti või me äkki oleme saavutanud selle olukorra, kus ikkagi ka juba päris hea õppeedukusega lõpetajatele ei ole enam gümnaasiumiharidus kätte saada. Veel kord, meil on piirkonnas teisi gümnaasiumi veel ja me tegelikult lõpliku tulemuse näeme alles sügisel, täna me veel tegelikult lõpliku tulemuse ei tea, sest et need olid osaliselt need soovid olid anonüümsed nagu kooli mõistes. Aga jaa, ma selles mõttes olen nõus, et kui nüüd korraks tulla selle juurde, kuidas seda dialoogi pidada, siis ma olen ausalt öeldes natuke olnud imestunud, kuidas ikkagi, ma ei väida, et ma olen kõikide kohalike oludega väga hästi kursis, aga viimane näide on, see oli siis meil vist Toila gümnaasium, jah? Inimeste hirmud tihtilugu kipuvad olema ennetavalt palju suuremad, kui see tegelik olukord pärast kujuneb, on minu kogemus olnud. Ja sellest ülesaamiseks on ainult ikkagi dialoog ja veel kord dialoog, et inimestega rahulikult arutleda, milliste hirmudega tuleb tegeleda ja kuidas neid on võimalik maha võtta. Selge on see, et kui sul on teine gümnaasium 8 kilomeetri kaugusel ja õpetajate puudus valitseb igal pool Eestis, absoluutselt, siis kvaliteetse hariduse tagamiseks tuleb mingeid muudatusi aktsepteerida ja mingeid kompromisse teha. Nii, nüüd ma olen küll, pean väga vabandama, seal on üks küsimus juba pikemat aega, aga meie aeg on lõhki. Me muidu ei saa lõunat, õigemini ei jõua piisavalt
piisava varuga sööklasse või kohvikusse, et teinestada. Ma korraks resümeerin, et üks asi, mis tuli, oli see, et võib-olla mitte paari aasta rahvastiku dünaamikast teha ülearu suuri järeldusi, ajad võivad pöörduda, sisseränne võib olla, eks ju. Ja tegelikult ongi, ma ise olen ka väga kõhklev, vaadates neid prognoose, mis kohati näitavad 10-20% kahanemist paljudes piirkondades. Me tegelikult ei tea, kuidas ränne seda pilti muuta võib. Ja ongi see prognoosimatus on täiesti olemas ja meil võib olla kasvavaid asulaid piirkondades, mis tervikuna prognooside järgi kahanevad. Suur tänu teile, suur tänu publikule, kes veel ei saanud täna praegu oma küsimust küsida, tuleb veel üks vestlusring, on uued võimalused. Aitäh, oleme ära teeninud lõuna.